Lastekoori esitluses kõlas Eesti Vabariigi hümn. Tere kallid õpilased, õpetajad ja külalised. Alustame Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kontsertaktusega. Esimesena saame kuulda Neiude ansambli esitluses laulu Ärkamise aeg. Ja kui sõi
Hanne-Loore Karmel Juurikas esitab laulu Ta tuli. Ta tuli ja vaatas mu silmi, nii rasked on tunnetest keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ei otsides rutata saa. Ma läksin ja otsisin jälgi, õue jõudsin ma. Ütle, kas nägid mu südant, ehk sinagi sõnumi said. Ütle, kas nägid mu südant, kandis ahelaid. Seisis ja vaatas mu silmi, et hoidsivad tunnetest keed. Seisis ja vaatas mu silmi, ma läksin oma teed. Ma läksin ja otsisin jälle, ei otsides rutata saa. Ma läksin ja otsisin jälle, sain päeva uuema. Päev, ütle, kas nägid mu südant, ehk sinagi sõnumi said. Päev, ütle, kas nägid mu südant, päev kandis ahelaid. Seisis ja vaatas mu silmi, et hoidsivad tunnete keed. Päev seisis ja vaatas mu silmi, ma läksin oma teed. Ma läksin ja vaatasin silmi, siis iseenesele. Ja leidsin, et jäljed kõik viisid mu oma hingesse. Mu oma hingesse. Sõna tervituseks saab Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Head õpilased, õpetajad, koolitöötajad ja juht. Ma kõigepealt südamest tänan teid selle võimaluse eest, et ma saan tervitada teid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Ja enne kui ma alustan, ma pean teile edasi andma ka tervitused Kalamaja põhikoolist. Ma just tulen nende Eesti Vabariik 100 aktuselt ja nad väga palusid, et ma kindlasti tervitaksin ka teid. 100 aastat tundub väga pikk aeg ja ma arvan, et enamikele meist ka selline hoomamatu. 100 aasta tagused sündmused tunduvad väga kauged. Kuid näiteks siinsamas meie Põhja-Tallinnas, Pelgulinnas elab üks proua, kes sel aastal tähistab oma 100. sünnipäeva. Tema sündis täpselt samal ajal, kui sündis Eesti Vabariik.
nii et tegelikult on inimesi, ja neid on veel üle Eesti, kes on sama vanad kui meie riik, kes olid väikesed poisid ja tüdrukud, kui see riik loodi, ja kes on oma eluaja jooksul näinud kõiki neid sündmusi, mida on näinud Eesti Vabariik. Ma olen viimastel nädalatel väga palju mõelnud selle peale, et kui nendel meestel ja naistel, kes 100 aastat tagasi hakkasid esmalt mõtlema ja unistama ja siis tegutsema selle nimel, et meil oleks oma riik, aga ka nendel poistel, kes läksid vabadussõtta, et seda alles tekkinud riiki kaitsta ja kellest osa ei tulnudki tagasi, et kui neil oleks võimalus seda meie tänast Eestit vaadata 100 aastat hiljem, siis mida nad ütleks? Ma arvan, et kõigepealt leiaksid nad seda, et vaadates, mis kõik on juhtunud 100 aasta jooksul, et õpite ju ajalugu, et te teate, kuidas riikide piirid on muutunud ja väga paljud riigid ei ole kunagi jõudnud oma 100. sünnipäevani, ma arvan, et nad ütleksid, et see on väga suur ime, et Eesti on 100 aastat hiljem iseseisev ja vaba riik. See on ime. Ja teiseks ma arvan, et nad ütleksid, et see on ime, et selles väikeses riigis iga päev endiselt räägitakse, kirjutatakse, loetakse, lauldakse eesti keeles. Ja mis on meie ülesanne? Sest meie oleme nüüd see järgmine põlvkond, teie olete järgmine põlvkond, varsti te lõpetate kooli, te lähete ülikooli, siis te hakkate tööle. Meie ülesanne on see, et omakorda meist 100 aasta pärast, kui Eesti tähistab oma 200. sünnipäeva, siis oleks Eesti endiselt vaba riik, kus lauldakse, kirjutatakse, loetakse eesti keeles. Nende sõnadega ma lõpetan. Ma tänan veel kord teid kõiki, et te tähistate Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ainuüksi Põhja-Tallinnas, ma arvan, toimub selle aastapäeva raames kindlasti üle 100 erineva sündmuse kõigis Eesti linnades ja valdades, koolides ollakse täna samamoodi pidulikel aktustel. See on meie riigi sünnipäev, see on meie kõigi ühine pidupäev. Elagu Eesti! Kümnendast klassist Reti, Elisabeth ja Katriin esitavad laulu Kas mõistad? Mõistab su tundeid, mõistad ma.
Nüüd anname sõna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale Ain Siimanile. Austatud direktor, lugupeetud õpetajad, õpilased, mul on rõõm, nii nagu teilgi, selle toreda ja unustamatu 100. sünniaastapäeva just vabariigis 100. sünniaastapäeva künnisel, et kõiki tervitada ja õnnitleda. Aga selle asja juures käib üks niisugune mõte, mida omal ajal avaldas ka Johan Liiv. Ma loodan, et ikka teavad, kes on Johan Liiv. Sest eile oli niisugune kurb lugu, et Viljandi ajaloomuuseumi direktor oli mures, et õpilased ei teadnud, kes on Johan Laidoner. Ma kohe sain nagu kreepsu teada, et kuidas see nii on võimalik. Ja need ei olnud mitte 5. klassi või 3. klassi lapsed, need olid ikka natuke suuremad. Ja vaat nüüd Johan Liiv ütles selle asja kohta nii, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Ja kui me 100. juubeliaastal ei tea, kes on kes ja keda me peame meeles pidama, et tänane päev Eesti Vabariigis on vaba riik, et sellel väikesel maapinnal 45 200 ruutkilomeetrit, mõni kilomeeter otsa, on ainuke koht tegelikult maailmas, kus on eesti keel, eesti meel, eesti kõrgharidus ja kõrgkultuur, kirjandus, ülikoolid, muusika, kõik on võimalik õppida ja rääkida ja tunda ennast hästi. Ja miks hästi? Sellepärast, et me räägime seda kõige ilusamat keelt, emakeelt, ja see ongi meie eesti keel. Äsja siin eelkõneleja ütles, et ka 200 aasta pärast me peaksime kõnelema. Ma usun, et mitte ainult 200, vaid ka rohkem 100 aasta pärast kestab see eesti keel edasi. Kuna ma olen ajalõpetaja, siis on mul vaja teada seda ja teist ja kolmandat, ja kronoloogiast tuleb välja ka, kuidas rahvad on tekkinud, kuidas nad on kadunud, ja millegipärast Eesti Vabariigis selle 100. sünnipäeval künnisel millegipärast kõlab läbi niisugune hala. Eesti keel sureb välja, kas 50 aastat veel on? Kas 100 aastat ikka on? Kui 100 on väga hea. Teate, kullakesed, Eesti rahvas on pidanud vastu siis ka, kui teda on jäänud siin 120 000. Kui üks sõda tuleb ja teine tuleb 100 aasta pärast otsa ja jälle rahvas jääb järgi 100-120 000. Aga täna on meid siin Eestimaa pinnal 900 000 eestlast ja mujal võime veel 100 000 otsa panna. Ja sellest lähtudes ei kao see ka 100 aasta pärast eesti keel mitte kuskile. Aga selle asja juures on üks niisugune asi. Me peame tundma, et me oleme eestlased, et meie südames on sinimust valge ja me tahamegi rääkida eesti keeles. Paljud noored inimesed tahavad välismaal minna, tulebki minna. Aga tuleb teada, et kõige parem koht on Eesti. Kas või juba sellepärast, et siin on 4 aasta aega. Kevad, suvi, sügis, talv. No mis sa veel tahad? Üks aasta aega ajab teist taga ja igaüks on oma näoline ja kaunis. Siin on mu sõbrad, siin on mu kool ja kõik muu. Ja siin on see Eesti kultuur. Siin on Koidula, siin on Kreutzwald, siit me õppisime Kalevipoega ja kõike muud. Kuni tänase päevani välja. Olgu nad siis sipsikud või mis tahes, kõiki asju me teame, see kõik on meie oma. Ja ta jääb nii kauaks, kui ta ongi meie oma, kui me räägime seda eesti keelt.
Mind hämmastab vahel, kui ka Tartu Ülikool, mis 1919. aastal muudeti eestikeelseks ülikooliks. Väga raske oli seda teha, sest et ei olnud õiget terminoloogiat. Tuli kutsuda kohale ka Soomest professorid, kes aitaksid meil seda teha. Ja see ülikool on pidanud vastu ka selle samase Vene okupatsioonile, mida on sildiga kaunistatud Nõukogude Liit. Ka siis see Tartu Ülikool oli rahvusülikool sisuliselt, kuigi ametlik nimi oli Tartu Riiklik Ülikool. Ma olen ka ise selle lõpetanud. Aga eesti meelsus oli seal sees. Ja nüüd ma loen ja kuulen, me vist ei saa enam varsti magistrikraadi kaitsta, sellepärast, et tuleks nagu inglise keeles, doktorikraadist rääkimata. Jumal tänatud, on ikkagi mõningaid niisuguseid kultuurikorüfeesid, kes on öelnud selle vastu, et nii need asjad ei lähe. Ja ma usun, et ei lähe ja ei lähe siis ka, kui me kõik seda tahame, et see eesti keel, eesti meel ja see 200 aastapäev ka saab kunagi olema teie lastel ja lastelastel. Ja seda tahangi siis teile soovida, seda tõsist eesti meelt ja armastust oma vaba maa vastu. Aitäh teile! Nüüd saame kuulata laulu Eestimaa, mille esitavad Reti, Elisabeth ja Katriin. Tuhanded talud laiali Eestimaal, sündinud nendes kadunud põlved vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved vanavanemad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Külvasid vilja, lõikasid vilja, lugesid ilma lastele saatust nad. Tähis taevas lugesid ilma lastele saatust nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Rändasid ringi, kandsid kingi, vastelde asemel nad. Otsisid õnne avali silmi, õnnene leidmata. Otsisid õnne avali silmi, õnnene leidmata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. Kuni su küla veel elab, elad sina ka. Sõna saab kooli direktor Mari-Liis Sults.
tere tulemast siis 100. aastapäeva aktusele. Homme siis möödub 100 aastat esimese Eesti Vabariigi sünnist. Kui vana meie kool on? Tähistasime seda sügisel 103 aastane. Kui vana üldse Eesti haridus on? No, ma siis vastan ise, üle 200 aasta kindlasti. Ehk siis mis seda Eestit hoiab ja kannab ja sellest 120 000 inimesest teeb tagasi 900 000 või miljoni või rohkem. Mina arvan, selleks on Eesti haridus. Kui mõtleme nüüd Lutsu kevade peale või mõtleme Vabaõhu muuseumi kooli peale, mis seal on meile näidata, siis mul on tunne, et tegelikult haridus ei ole eriti üldse muutunud selle ajal. Meil on küll nüüd tahvelarvutid, projektorid, aga me ikkagi loeme raamatust, täidame vihikut, me võime täita nii-öelda töölehte internetis, aga siiski see on nagu sama asi. Et kas see siis ongi äkki Eesti Nokia? Kas sellepärast meil ongi head PISA tulemused, et me ei ole kunagi muutnud oma õppimist ja õpetamist? Me oleme siin üritanud koolis muuta päris palju ja ma ütleks, et nii õpilased kui õpetajad on selle virvarri sees päris hästi elama jäänud. Me oleme muutnud koolikorraldust, me oleme isegi üritanud natuke sisu muuta. Kas seda on vaja? Kas seda on vähe? Kas seda on palju? Kas 200 aasta pärast on sama haritud inimesed meil, kui me oleme kõik ümber muutnud või kui me ei ole midagi ümber muutnud? Kas teie olete need õpilased, kes õpivad samamoodi edasi ja teie lapsed ja teie lapselapsed, nagu õppis Toots ja Kiir? See on niisugune mõte, mis mul tuli hommikul, kui ma siia kooli sõitsin. Teine mõte, mis meid vaevab, on see, et riikliku statistika järgi iga 5 põhikooli lõpetanu ei lõpeta gümnaasiumi Eestis. Kas me saame sellist numbrit lubada endale 1,3 miljoni rahvaarvu juures? Kas me saame lubada seda, et me kõik ei ole vähemalt keskharidusega? Ma paneks siis teie südamele, kallid põhikooli lõpetajad ja ka gümnasistid, kes kindlasti tahavad lõpetada 12. klassi. Et teeme sellise kingituse Eestile. Kunstigümnaasiumist 100% lõpetab keskkooli. Ma arvan, et see oleks Eestile väga hea panus, väga hea kingitus ja ka suurepärane nii-öelda arengupotentsiaal riigile edaspidiseks. Ehk siis mitte iga 5 ei ole meil Kalma sauna ees pudeliga, vaid iga 5 on meil kuskil ettevõttes, kuskil riigiasutuses, kas või kuskil tööl õpetajana ja annab edasi siis seda haritud Eesti ajalugu. Ma soovin siis kõigile õpetajatele ja õpilastele suurepärast lumerohket vaheaja algust ja ka võimsat vabariigi aastapäeva. Aitäh! Laureen Mängelile 8. B-klassist soovime üle anda eriauhinna joonistuskonkursilt Me armastame Eestit ja võrkpalli. Kontserti lõpetab lastekoor 2 lauluga Põhjamaa ja Mu isamaa on minu arm. Ilusad saabuvad vabariigi aastapäeva. Ja
kui sa